Tere! Teeme vahelduseks ühe omleti. Kui ma siin mõni aeg tagasi tegin mune Birminghami moodi, siis tulid mulle mitmed kirjad ja kommentaaridesse, kus õpetati mind omletti tegema, et lõika ikka sinki ja seda ja teist ja ma siis vastan, et ja, ma tean küll, aga see retsept on munad Birminghami moodi, seal tuli munasaia sisse lüüa. Ei, ikka jälle kirjutavad, õpetavad, kuidas omletti teha. Oskan omletti teha küll. Ja täna siis teeme prantsuse omletti, mis on natukene teistmoodi tegemine kui traditsiooniline. Ma ei tea, võib-olla te teete kodus iga hommik prantsuse omletti, aga võib-olla ei tee. Siis ma näitan, kuidas tehakse prantsuse omletti. Kõigepealt tükeldan murulaugu, mille ma panen siis sinna omleti lahti klopitud muna sisse. Eks ta annab natuke maitset ja eelkõige välimust. Sellised kenad rohelised täpid. Nii, see käis kähku. Ma arvan, ma panen pliidi sooja. Tõin pliidi tuppa. Teen siin saare peal, mul siin tõmbekubu ei ole, aga selle omleti elab üle. Ja kuumus pigem keskmine, mitte tulikuum, et ta kõrvetaks. Nii, las ta soojeneb. Nüüd lööme lahti munad. Kaks muna, olenevalt panni suurusest. Suurem pann võib 3 munaga teha. Mul on selline paras 2 muna pann. Ja klopime lahti. Niimoodi, korralikult lahti. Mitte päris koogelmoogeliks. Soola mina ei lisa, sellepärast et ma lisan pärast juustu. Juust on soolane. Kes tahab soolasemat, võib panna. Nii, ja nüüd panen siia seda hakitud murulauku ka. Peaks tulema ilusam. Maitse ka muidugi. Nii, paneme või pannile, siis näeme, kuidas siin kuumusega lood on. Sulab. Määrime võid ka servadele. Ja valame muna pannile. Nii, 2 muna katab ilusasti ära. Ja nüüd lähevad käiku pulgad. Loksutame omletti, segame pulkadega, keerutame alt üles, et ta siin hüübiks paremini.
nii, hakkab juba hüübima, enam pulkadega ei sega. Ja me ei lase teda päris lõpuni praadida kõvaks. Meil on vaja ta rulli keerata pehmelt. Nüüd paneme juustu vahele. Mis siis annab meile soolasust, mahlasust. Juust hakkab siin sulama. Minul on valge cheddar juust. Nii, hakkab looma. Ja nüüd püüame ta rulli keerata. Näete, kui kenasti hakkab siin see, läks natuke katki, pole hullu, selle me keerame sisse. Ja palun väga, ongi prantsuse omlett. Nüüd kaunistame teda veel hakitud murulauguga. Ja meeldivam on süüa koos väikeste lisanditega, kurk ja tomat. No tegin natukene kunsti. Niisiis selline prantsuse omlett juustuga. Lõikame lahti. Et teda on hästi õhuline, mahlane. No peaks olema näha. Juust on vahel. Juust on väga pehme, väga siidine, väga mahlane. Vot see ongi selle prantsuse omleti eripära, et ta on väga siidine. Ja soola on täpselt paras jagu. Just, et ma panin ainult juustu. Täielikult piisab. No väga kena, väga kena. Super. Täna siis selline väike kulinaarne peenike väikevorm. Kui te pole varem teinud, soovitan proovida. Asi on seda väärt. Teile hakkab see meeldima. Aga soovin kõike head ja varsti teeme jälle midagi huvitavat.